Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot ja täna on aeg filmida part 2. Kas odavad meigitooted toimivad? Ehk siis mina kui professionaalne meigikunstnik, ma olen pigem harjunud kasutama ja soetama selliseid natuke kõrgema klassi tooteid, täna juba natuke kallimaid ja ei satu kõige tihedamini nende soodsamate brändide peale. Aga see ei tähenda, et ma ei võiks neile anda võimalust ja täna ma seda teengi. Ehk siis ma katsetan täna ära esmakordselt oma elus Vibo meigitooted. Ma olen nendest loomulikult varem kuulnud, varem näinud, aga tõesti pole ühtegi asja kasutanud. Ma ostsin 7 meigitoodet, mis kokku läksid maksma 46 eurot umbes, nii et paneme nad proovile. Kuna ma ei tellinud ühtegi laovärvipaletti, siis ma tegin juba kerge silmameigi endale ja samuti ma ei tellinud kulmutooteid, ehk siis kulmud on juba värvitud. Aga mul on siin teisi põnevaid tooteid, mida veel silmadel kasutada, iga kindlasti ei hakka. Alustamegi kohe esimesest tootest pihta. Ma tellisin üle pika aja siis endale säratilgad. Eesti keeles on veider seda öelda, ehk siis tegemist on Liquid Illuminatoriga ja selle puhul on siis tegemist Chrome Dropsiga. Väga siuke mõnus sädelev löga tundub see olema. Ja see on selline üsna hele toon, ma usun, et see sobib mulle praegu päris hästi. Ja selliseid säratilkasid võib kasutada jumestuskreemi alla, jumestuskreemi peal, jumestuskreemi sees, keha peal. Ja ma täna kasutangi seda kahte moodi, ma panen natukene jumestuskreemi alla seda ja hiljem ka peale. Ma kasutan oma enda jumestuskreemi, ehk siis mitte Vibo oma. Paljud tooted, mida ma täna kasutan peale nende Vibo toodete, on sellised, mida ma juba igapäevaselt niikuinii kasutan. Aga samas ma usun, et on aus neid niimoodi testida, sellepärast et nii ma näen, kuidas nad töötavad ka teiste toodetega koos. Kui ma näen, et minu enda toode kuidagi muudab oma käitumist, siis tõenäoliselt on see sellest tootest. See võib olla nii positiivne kui negatiivne. See dropper on siin kuidagi hästi flimsy, ma ei oska seletada, aga siuke tunne, et ta hakkab siit kohe küljest ära kukkuma. Aga see toon on hästi ilus, selline šampanja roosakas ja ma kannan seda enda põsesärnadele ja silma alla meigikäsnaga. No see on ikka korralik bling. Jõulupidude hooaeg on tulemas, üldse selline hästi pidulik hooaeg ja siis on bling vägagi asjakohane. Nii et ma usun, et see toode leiab kasutust, kui ta on hea. Mulle meeldib silmaalustele panna ka midagi sellist natukene peegeldavat. See aitab minu arust seda tumedust ja seda silmakotti siis varjata. Jumestuskreemina ma kasutan täna Make Up Foreveri Reboot jumestuskreemi. See on selline kerge igapäevane mõnus jumestuskreem ja ma ei teagi, kuidas ma ei ole sattunud varem Vibo tooteid kasutama, proovima. Ma olen neist ülipalju ilmselgelt kuulnud, aga kuidagi pole nendeni jõudnud. Aga see YouTube'i kanali tegemine panebki mind asju proovima, mida ma võib-olla niisama ei prooviks. Nii et äkki ma leian siit endale mingid uued lemmikud, kes teab. See jumestuskreem on väga kerge, sellepärast ma ka ütlen, et ta on selline mõnus igapäevane. Ta ei ole ülitugeva katusega, lihtsalt ühtlustab ilusasti su nahatooni ära. Ja ma ütleks, et ta praegu toimis nende Chrome Dropsidega väga hästi. Ma näen seda sära siit alt ilusasti edasi. Siin ei ole seda sära, nii et see siin kindlasti on nendest säratilkadest. Aga siit tuleb ka kohe järgmine Vibo toode. Ma tahtsin mingit põhjatoodet neil proovida. Ja ma valisin selleks siis No More Dark Circles peitekreemi. Seal oli ainult 2 tooni ja ma pean tunnistama, ma ei tea, mis toon see on. Ma panin üldse tähele, et nende toodete puhul nende üheks miinuseks on see, et neil ei ole tooni nimesid pakendi peal minu arust kuskile märgitud. Nii et hiljem, kui keegi küsib mult, et mis tooni see on, siis ma ei tea. Ma saan oma tellimuse järgi praegu panna videosse kirja, mis toonid need olid. Nii, see on siis peitekreem, mis peaks korralikult minu tumedad silmaalused ära peitma. Tundub selline mõnus kerge tekstuur ja toon on üllatavalt hea. Täpselt selline paras mulle praegu. Kannan natukene ka siia lõuale, sellepärast et see ei käitu praegu minuga üldse toredasti. Mingid punnid ja asjad on seal. Ja nagu ikka blendime Beauty Blenderiga. Peitekreem on minu jaoks selline toode, mis peab olema väga hea, et ta mulle meeldiks. Ja selle puhul on väga oluline just see, milline see näeb välja paari tunni pärast. Poes võivad käe peal tunduda kõik peitekreemid väga mõnusad. Kanda neid silma all mitu tundi või terve päeva on hoopis midagi muud. No tundub, et katvust sellel on, et võrreldes teise silmaga ta kattis kenasti ära mu tumeda silmaaluse. Teen ka teise silma ära ja siis vaatame, mida ta koos puudriga tegema hakkab. Siiamaani nende 2 toote puhul mulle meeldib see, et neil ei ole mingit tugevat
tugevat sellist plastikulõhna või sellist veidrat keemialõhna, mida ma alati ise kardan selliste soodsamate meigitoodete puhul, aga alati odav hind ei tähenda, et on täielik crap. Nii et loodame, et need tooted ka pole. Ja ma kinnitan oma Põhja Sensai läbipaistva puudriga, sest ma kasutan seda igas meigis, mida ma teen. Ja ma kinnitan selle puudri padjaga, nagu ma tavaliselt ka teen. Sellisel viisil oma meigi põhja kinnitades sa võid olla üsna kindel, et see peab väga hästi vastu, kuna sa konkreetselt surud oma meigi kinni sellega justkui. Ja kuna see puuder on ise väga kerge tekstuuriga, siis sa ei tunne seda oma nahal reaalselt. Nii, aga silmaalused näevad praegu täitsa vinks-vonks välja. Vaatame, kuidas nad mõne aja pärast on. Aga ma panen vahepeal peale omaenda bronseri ja siis lähme järgmiste põnevate viibotoodete juurde. Järgmine toode on minu jaoks väga põnev. See meenutab mulle midagi sellist, mis on praegu väga popp internetis, aga tegemist on siis põsepunaga. Väidetavalt on see creamy blusher. Ma kohe testin, kas ta siis on kuidagi kreemis või mitte. Aga mis mind ilmselgelt paelus, oli selle toon. See on siis selline, no ütleme nii, korralik barbiroosa ja see meenutas mulle Diori ühte põsepuna, mis on praegu ülipopulaarne, mida mul endal kahjuks ei ole, aga ilmselt nad ei ole ikkagi täpselt ühesugused, sellepärast et see siin on kerge läikega. Vaatame, kas see kuidagi siit kaamerast ka tuleb esile. Tal on mingi hästi õrn shine. Aga enne veel, ma pidin ju Chrome Dropse panema ka jumastuskreemi peale. Ma panin nüüd küll juba puudri ja kõik peale, aga pole hullu, me saame seda kasutada. Ma lihtsalt lasen meigi kinnitiga ennast üle, mis tõmbab selle puudri naha külge kinni ja siis me peaksime saama ilusasti neid Chrome Dropse sinna peale panna. Seekord ma kasutan kindlasti vähem, sest nad on tõesti päris intensiivsed. Umbes nii palju. Ma kasutasin mingi aasta väga palju seda, siis oli see vist Iconic Londoni oma. Ja kui mul see otsa kunagi sai, siis ma ei ostnud seda uuesti. Ei tea, kas koroona tuli just siis või mis sellega juhtus. Aga viimased aasta aega ma olen ju kasutanud Charlotte Tilbury Hollywoodi filtrit, mis annab sellise ilusa glow. Nii et ma ei ole nagu tundnud millestki enamast puudust. Aga see siin on korralik säraandja ja kui sul on näiteks mure sellega, et puuder highlighter ei püsi piisavalt hästi, siis sellised vedelad säratilgad sinna alla kasutada aitavad kindlustada seda, et highlighter ei lähe ära su näost. Aga jah, sellega peab olema ettevaatlik, et sa liiga palju seda ei kasutaks, muidu sa näed välja nagu sädelev diskopall. Aga ma tahan nüüd seda põsepuna siin proovida ja panen seda peale viltuse pintsliga. Ta tundub siin nii roosa, aga vaatame, kuidas ta kohe nahale jääb. Ma loodan, et ta ei jää nii intensiivne, et seda saab ilusasti välja kanda. Ja no värvi see nägu kindlasti vajab, kuna mu jume on täiesti ära kadunud, siis väike põsepuna võiks aidata tuua siia sellist elujõudu. Ta on kindlasti siuke glowy, särav. Mulle meeldib alati ka natukene siia põsepuna kanda, et tuua sellist harmoonilisust. Ja kuna ma panin siia neid Chrome Drops alla, siis siin on ta ekstra intensiivne. Veidi tunne, et tahaks natuke rohkem seda kohta siin matimaks saada, nii et ma käin kergelt siit selle puudripadjaga lihtsalt üle. Kuna mul hakkavad siin kohas juba poorid, siis ma ei taha, et see ala lihtsalt liiga shiny oleks. Ja tal on tõesti päris palju seda sära ikkagi sees, et kui tahta midagi matti, siis see pole päris see toode võib-olla, aga samas kui sind just huvitab selline põsepuna, millel on kerge highlighter sees, siis see tundub päris hea variant. Natuke nii juule. Ta andis mulle sellise väga mõnusa rosy glow, mulle meeldib. Võib-olla neid ääri lihtsalt üle tupsutada, et liiga terav see üleminek ei oleks sellele sädelusele. See on kindlasti buildable, ehk siis üles ehitatav. Kui sa tahad rohkem, siis sa saad lihtsalt juurde lisada, aga mulle pigem meeldib see, et ta ei ole liiga intensiivne. Põsepuna minu arust ongi siuke toode, mis peabki olema üles ehitatav. Nii, aga mul on siin nüüd üks huvitav toode ja ma ei tea, kas see on ka näo peal ilus, aga ma tellisin sealt ühe särapuudrid ja tegelikult ma tellisin selle ideega, et ta võiks olla keha peal väga ilus siis selline sära andev puuder, aga proovime näole ka, vaatame, mis ta siin teeb. Kuna ta on päris korraliku pigmendiga, siis ma lihtsalt kujutangi ette, et keha peal ta võiks toimida väga hästi, et ta ühtlustaks natuke seda nahatooni, et ta annaks sära ja ma olen väga suur Vita Liberata Body Blurri fänn, aga selle Body Blurri
miinuseks on see, et ta ikkagist määrib, ma ei kinnita teda kuidagi ja kui midagi sinna vastu läheb, siis ta hakkab määrima. Aga ma ikka kasutan seda sellepärast, et see on väga-väga ilus naha peal ja just keha peal. Aga äkki näiteks midagi sellist sinna peale kasutades ta kinnitub paremini, ta ei määri nii palju. Kandsin siia topsiku sisse seda. Vau. No ta on üsna hele, nii et ilmselt ta toimib näo peal ka. Ja ta on selline puudrine nii-öelda. Kindlasti koputame pintsli ära. No ta pigem võttis isegi seda intensiivset sära siit natukene vähemaks, kuhu ma teda kandsin. Nii et ta võiks sobida nendele siis, kes ei taha üli sätelevat highlighterit kasutada. Näiteks kui sul on väga palju tekstuuri selles alas, siis sellised väga peeglijad highlighterid ei ole kõige parem idee, et võib-olla sellist midagi poolmatti oleks täitsa mõistlik. See puuder on pigem sellise õrna efektiga, kui pintsliga seda peale kanda. Kui ma sõrmega siia käele selle swatchi tegin, seda jäi üliintensiivne, aga ma tahan nüüd siia dekolteele seda proovida. Kasutan sellist suuremat fluffit pintslit. Proovime kõigepealt kuidagi ühele küljele. Okei, see ei teinud midagi. Kandsin seda siia poole, aga ma ei näe kaameras kuidagi, et ta mingi efekti annaks. Lähedalt vaadates ma näen, et on hästi õrn glow võrreldes teise poolega, aga mul on üks trikk võib-olla mõttes. Ma proovin seda kanda nahale nii, et ma panen oma niisutavat kreemi alla ja vaatame, kas ta siis jääb kuidagi efektsem. Sest kreem teeb naha selliseks niiskeks, et ta võtab võib-olla siis äkki rohkem seda kinni kuidagi. Ta ei taha ka väga hästi siit topsikust välja tulla. Ma pean päris kõvasti vaeva nägema, et teda siit välja saada. Ma ütleks, ta on selline kerge virsiku alatoon. Ta on üli lendlev, aga ma ikkagist ütleks, et teeb nagu matiks selle naha kuidagi. Ta nagu annab seda sära natuke liiga vähe. Selle kreemiga all ta kindlasti võtab paremini kinni, aga ta ei anna päris seda efekti, mida ma lootsin temast saada. See pole ju midagi näha. Et ja kahjuks kuidagi ei ole see, mis ma lootsin. Ma kindlasti katsetan selle body blurri peale ära, et mida ta sellega teeb ja kas ta aitab teda muuta vähem määrivamaks. Aga praegu jättis natukene külmaks. Ma tunnen, et liner on tegemas comebacki ja jälle saamas rohkem populaarseks. Ma ise ka kasutan kuidagi viimasel ajal seda oluliselt rohkem. Ma tellisin siis sealt sellise mustal lineri ja muidugi see pakend ise on üliefektne. Tal on siin selline mõnus kuldne glitter otsas, aga vaatame kohe, kuidas see tipp välja näeb. Väga minulik. Ma ei tea, kas ma määrisin ennast ära, loodetavasti mitte. Okei, esimese tõmbega ma ei saa öelda, et oleks väga intensiivne jäänud, aga proovime veel. Et võib-olla kui sa tahad mustamat linerit, siis ta jääb äkki nats nõrgaks, aga proovime, kuidas ta jääb peale. Vahest neid saab samamoodi kihiti peale kanda ja siis nad saavutavad piisava tumeduse. Kuna ma kasutan väga palju ribaripsmeid, siis sellist linerit on ülimugav kanda peale enne neid ripsmeid, et seda ripsme pael nii-öelda oleks võimalikult vähe näha. Nii, selline ta siis jäi. Ei ole kindlasti kõige mustem ja kõige intensiivsem liner, mida ma kasutanud olen, aga samas oli seda mugav kasutada. Kui sa ei otsi midagi üli tugevat, siis miks mitte seda proovida. Lineri puhul vahest olulisem on see, et kas ta hakkab määrima või mitte. Ja selle puhul samamoodi ma ütleks, et on väga oluline vaadata paari tunni pärast, kuidas ta välja näeb. Nii et seda ma kindlasti ka teen. Aga nüüd on veel üks teine silmatoode meil. Selleks on Ripsme Dush. See on siis Volume Drama Ripsme Dush. Ripsme Dush minu puhul on kindlasti väga tricky, sellepärast et mul on sellised ripsmed, mis alati määrivad mu laud ära. Ma olen ainult ühe kindla Ripsme Dushi peale jäänud, mis mulle ei määri. Aga kuna ta maksab peaaegu 40 €, siis oleks tore vahepeal midagi soodsamat ka kasutada. Ma kartsin, et äkki hari on mingi hiiglaslik, sellepärast et hiiglaslikud harjad ei toimi minu silmade puhul väga hästi, kuna nad on sellised tillukesed. Nii et see on sellise täitsa mõistliku suurusega ja ma ütleks, et suhteliselt sarnane kujult isegi sellele, mida ma praegu kasutan. Aga proovime siis ära ja vaatame, kuidas mu ripsmed välja näevad. Selle puhul on tal ikkagist mingi siuke meigikeemia lõhn. Ma ei tea, kas mulle ainult tundub, aga praegu justkui ta oleks ka nagu kergelt koolutanud mu ripsmeid, mis on minu jaoks kindlasti plussiks. Nad pigem tahavad sirgelt hoida ja ta kattis väga
väga ilusasti ja mul meeldis see, et hari ei olnud liiga dušine, ehk siis ta ei tekitanud selliseid, ma ei tea, ülevärvitud pakse ripsmeid mulle. Mu ripsmed ei ole kindlasti praegu kõige paremas seisus, kuna ma olen päris palju kasutanud kunstripsmeid ja ripsmetutikuid, siis ikkagi see protsess kõik nende pealepanekust kuni mahavõtmiseni kisub neid ripsmeid ja retsib neid, kui seda liiga tihti teha. Sellised näevad siis ühe kihiga välja. Ma tahan proovida panna teise kihi ka veel, et näha, mis siis juhtuma hakkab, kas nad tõmbavad siis tükki või näevad paksemad välja. Ripsmeduši puhul see, kuidas see hari eraldab ka neid karvasid, on väga oluline minu arust. Nii, rohkem ma ei julge panna, ma näen, et ta hakkab kergelt tükki minema, mis ei ole midagi imelikku, sest et ma ei kasuta ka oma igapäevast ripsmeduši mingi meeletu paksu kihina. Nagu ikka, natuke läks ka vastu laugusid, lasen neil ära kuivada. Ma testin kohe ka seega selle ära, kas seda saab ilusasti vatitikuukesega eemaldada või mitte. No ripsmed said päris intensiivsed. Ma suuvin korraga välja, vaatame, kuidas ta kaugemalt välja näeb. No mul on täitsa ripsmed peas, on ju. Ja vaatame siis mõne tunni pärast, kas ta on mu silmaalused ära määrinud. Mul alati need kohad siis tõmbavad kuidagi tumedaks ripsmedušist ja oma alumisi ripsmeid ma üldjuhul ei värviga. Ainult mingi väga tugeva õhtumeigiga. Aga meil on üks toode veel katsetada jäänud ja selleks on huuleläige. See näeb ilus välja juba tuubis. Ma panen ühele suupoolele alla ka pliiatsit, vaatame, kuidas ta sellega välja näeb ja ma kasutan oma praegust lemmikut selle jaoks. Mul on natukene siin all vaseliini, tupsutan seda veidi vähemaks. Kui teil on, by the way, kuivade huultega praegusel ajal probleeme, siis vaseliinist the way to go, uskuge mind. See huuleläige ise on selline hästi naturaalset tooni ja ka see pliiats on selline hästi naturaalne. Selline hästi kerge maguslõhn, nagu paljudel huuleläigetel. Cute. Nii, aga vahepeal lõpetas kaamera filmimise, kuid ma panin seekord kohe tähele, et ta lõpetas selle ära, nii et ei rääkinud siin pool tundi oma ette. Huuleläige siis siinpool pliiatsiga, siinpool ilma pliiatsita, ilmselgelt pliiatsiga pool näeb ilusam välja, see annab sellise raami talle, see annab kuidagi volüümi juurde ja ilmselt aitab tal ka natukene paremini püsida. Siiamaani mulle väga meeldib see huuleläige ja mis on minu arust suureks plussiks on see, et ta on nii väike, nii et ta kindlasti rändab minu käekotti, minu selliseks igapäevaseks huuleläikeks. See toon sobib selle jaoks suurepäraselt ja see hind on ka nii mõistlik. Pluss ta ei ole kuidagi ebamugav, mõned huuleläiked on sellised natukene kleepuvamad, aga ma ütleks, et ta on väga mugav praegu huulte peal. Aga nüüd ma lähen paariks tunniks tegema oma toimetusi ja filmin uuesti mõne tunni pärast, et vaadata, kuidas see meik on vastu pidanud, mis siin vahepeal toimunud on ja annan siis oma lõplikud arvamused. Nii et näeme peagi. Nii, ja ma olen tagasi. Kuskil 3 tundi on umbes möödunud sellest, kui ma eelmise video lõpetasin. Tegin vahepeal oma igapäevaseid toimetusi, tegin süüa, sõin, käisin poes, tegin ühe video telefonis valmis. Nii et olen toimetanud, olen käinud õues ja vaatame siis üle, kuidas need tooted mu näo peal kestnud on. Alustame siis altpoolt. Huuleläige ilmselgelt maha kulunud, kuna ma sõin, aga pean ütlema, et siin on mõned sellised sädelusosakesed isegi alles ja ilmselgelt on väga lihtne panna peale uus kiht, nii et selle kulumine mind absoluutselt ei häiri. Nii, siis põskedele ma panin pesepuna ja ma ei kinnitanud seda kinnituspreiga täna, ma kuidagi unustasin selle ära. Natukene võib-olla on see kulunud tõesti, seda tooni natukene vähemaks jäänud, aga siiski ma näen, et ta on seal ja samamoodi see glow nii sellest põsepunast kui ka nendest chrome dropsidest on täitsa alles. Need tooted olid ka väga mõnusad ja head, aga lähme nüüd silmade juurde, kus ma siis kasutasin linerit ja ripsmeduši. Liner on vist täitsa hästi hakkama saanud, aga nagu ma ka enne mainisin, siis ta ei ole kõige mustam, kõige tumedam. Kui see sind ei häiri, siis miks mitte. Ripsmeduš, nagu ma enne mainisin, siis minu puhul ripsmedušid ongi väga keerulised, sellepärast et mu ripsmed käivad alati siia vastu loogusid ja ka praegu ma näen, et ikkagist mingil määral ta on määrinud, aga põhimõtteliselt kõik ripsmedušid teevad seda minu jaoks kahjuks. Ma saan seda vältida ainult siis, kui ma käin lashliftis ja need nurgaripsmed on oluliselt ülespoole lükatud. Nad võiksid olla siin loomulikult, aga kahjuks ei ole. Aga selle jaoks mul on alati see lahendus, et ma puudripadja või pintsliga siis natukene hajutan siit seda ära. Ja loomulikult siia vahele
vahele jäi ka see peitekreem. Natukene võib-olla on eraldunud, aga ma ütleks, et ta on ikkagi suhteliselt hästi vastu pidanud. Ta kattis mõistlikult, aga ilmselt ta ei ole mul lemmikpeitekreem, aga minu lemmikpeitekreemiks on väga raske saada. Üldiselt ma olen sellega rahul ja ma kujutan ette, et sellistel lihtsamatel päevadel ja kui mu nahatoon on heledam, nagu ta praegu on, siis ma tõenäoliselt kasutan teda. Võiks täitsa proovile panna tema katvuse võrdluseks näiteks mu mõne teise lemmikuga. Praegu näiteks väga palju ma kasutan NARS Creamy Concealerit, Creamy Radiant Concealerit, ma ei tea need nimed, sorry. Ja siis mu põhiline lemmik on üks Diori peitekreem, aga mis on, ma ütleks, täiesti erinev sellest tootest, et on tõenäoliselt 2 erinevat tüüpi peitekreemi. Kahju muidugi sellest, et seda on ainult 2 tooni valikus. Kahjuks, kui neid toone on nii vähe, siis sellega ei anna just väga palju ära teha. Aga juhul, kui sul joppab, siis võiks täitsa ju proovida seda, sest et see hind on väga-väga soodne. Ja viimase tootena see Diamond Skin Cera puuder. Ma tahan igale tootele anda ikkagist võimaluse ja ma proovisin seda flashiga. Ja ma panen selle väikese video siia ka üles. Ehk siis tavavalgustuse käest ta ei anna minu arust väga suurt efekti, näiteks ma ei näe mõtet ka väga teda pildistamisel võib-olla kanda, aga kus ta võib-olla oleks väga lahe, oleks, ma ei tea, kluppi minnes, välja minnes, ehk siis pimedas, kus mingi valgus paistab sulle kuidagi peale või näiteks, ma ei tea, äkki ta on ka äge otsese päikesevalguse ees, aga nagu te olete ilmselt näinud, siis tundra on saabunud ja päikest enam ei näe eriti. Nii et seda ma kahjuks testida täna ei saanud. Aga jah, võib-olla tõesti välja minnes ta annab midagi juurde. Ja näol ma ilmselt teda ise ei kasuta, aga kui sa tahad sellist pehmemat highlighterit, mis ei oleks üliintensiivne, siis võib-olla ka seda proovida. Kokkuvõtteks ma ütleks, et ma olen positiivselt üllatunud Vibo toodetes. Ma ilmselt tahan veel üht-teist neid proovida. Kindlasti ma tahan seda huuleläiget veel mõnes teises toonis. Üldiselt ma täitsa soovitaks, kui sa ei taha kulutada palju raha meigile või sa tahad hoida vähemalt mingilt osalt kokku. Näiteks minu puhul jumestuskreem on kindlasti see, kust ma kokku veel ei oska vähemalt hoida, aga sellised teised dekoratiivsed meigitooted, miks mitte. Minu lemmikuks tooteks nende seast ilmselt on see huuleläige ja Chrome Drops, see oli ka tõesti minu arust väga hea ja asjalik toode, aga sellised olid siis minu mõtted ja andke mulle teada, kui te tahaksite veel midagi nende tootesarjast just näha, kuidas ma neid kasutan või testin või kas äkki järgmisena teeme sarnase video mingite high-end toodetega, kui ma ei tea, ma pean vist kõvasti raha selle jaoks siis koguma hakkama, siis kui siin ma arvutasin välja, et toote keskmine hind oli 6,66 vist, siis kallimate toodete puhul ma kujutan ette, et see keskmine hind on 40 €. See vahe on meeletu. Aga ma tänan väga, et sa vaatasid. Tõenäoliselt järgmise videona ma üritan veel teha ühe Halloweeni looki. Näeme sinuga juba järgmises videos. Tšau!